ja asume taas reisima raamatutes ja minu sarja autorid on üks päris põnev seenevõrgustik üle kogu planeedi. Nagu üldse eestlased. Mina olen kirjastaja Petrone, minuga koos on siin minu Belgia autor Johanna Adojan, kes on äsja saabunud Hiinast, eks ole? Kus sa olid, kui pikalt sa olid Hiinas? Nii umbes 6 nädalat. Nii, 6 nädalat Hiinas. Ja siis on minul siin kõrval Jens Wende, minu Hiina autor, kes on saabunud äsja Belgiast, kus sa elad? Antwerpenis. Jaa, et nii on. Et me oleme siin siis kamba peale kokku võimelised rääkima Hiinast ja Belgiast ja üldse igasugustest näiteks kultuurishokkidest. Sest minu sari algselt oli ju ikkagi kultuurishoki sari. See, kuidas algas see minu Ameerika raamatuga, kus ma kirjeldasin tegelikult nagu võhikvõõrsil selles rollis seda, mis ma nägin, mis ma kogesin. Ja Hiina on ilmselt see, kus ei saa kohe ilma meie selline tavaline lääne inimene. Ikka midagi šokeerib. Kas te oskaksite öelda, mis teid on Hiinas šokeerinud, mida te võib-olla saaksite ka hoiatada inimesi, et vaadake ette? Ja, Hiinas kultuurishokk hakkab kohe pihta siis, kui sa lennujaama kohale jõuad. Et minu puhul oli niimoodi, et tollitöötajad tahtsid minuga selfit teha. See on vist midagi, mida kusagil teises riigis ilmselt ei kohta. Aga miks see oli lihtsalt sellepärast, et sa olid lääne inimene? Ilmselt sellepärast ja et ma olin pikk ja kandsin seljas ka ühte Hiina silla T-särki. Sellepärast, muidugi see telesaate teema tuleb ju ka, et see olid ikkagi nagu kuulsus natukene Hiinas. Natuke olin tol ajal et selle telesaatega seoses. Aga kultuurishoki teemal et see kultuurishokk jätkub kohe, kui sa taksos istud, et siis taksojuht hakkab sulle ülekuulamist pidama, et küsib, et alustab tavaliste küsimustega, et kus sa pärit oled ja siis läheb vaikselt poliitika peale üle, et Eesti, et see on ikka mingi väike riik seal Euroopas, et võiksite ikkagi võib-olla Venemaaga liituda, et mis värk selle Nõukogude Liidu oli ja siis lähevad küsimused üle. Mis keeles? Hiina keeles. Sina oskasid Hiina keelt. Oskasin tol ajal Hiina keelt juba. Ja siis muidugi küsitakse pere finantsolukord üle ja... Kusjuures see on asi, mida Ameerikas absoluutselt kunagi ei küsitaks. Et see on nagu tabu, et erinevates kultuurides on erinevad tabud. Et sa ei saa küsida seda, et palju sa raha saad. Ega Eestis ka tegelikult ei saa. Hiinlased räägivad natuke avatumalt sellest rahast, vähemalt minu kogemuse järgi. Mina mäletan seda, kui mina Hiinas käisin, et see rögistamine, et see muidugi ma saan aru, et ongi sudu ja Pekingi kohal päike ei paista, nagu hall pilv ja neil ongi need kopsuprobleemid, aga väga õudne, kuidas seda röga lendas igal pool. Kas see on endiselt samamoodi? Jaa, see on endiselt samamoodi. Aga see on paremaks läinud, ma ütleks, minu 5 aasta nagu vaates, ma ütleks, et oli ka oluliselt vähem. On nagu vanamehed põhiliselt, aga nüüd enam muu ei olnud. Juba vaatad, et äkki ei ole viisakas. Vahepeal ikka, siis kui ma olin näiteks stuudios ja stuudiokaaslane oli teises toas uks kinni, siis sealt ikkagi vahepeal kostus, aga pigem see ei ole nagu selline neutraalne või viisakas asi. See vajab harjumast, jah. Aga kas matsutamine on Hiinas ka viisakas? Et kui sa sööd, siis sa peaks matsutama? Jaa, vähemalt luristama. Jaa, matsutamine ja luristamine on viisakad ja isegi julgustatud teatud kontekstides, et sellega sa väljendad seda, et toit on maitsev, sa ei suuda ennast kontrollida, lihtsalt pead matsutama, et seda sisse süüa võimalikult kähku. Johanna, mis sul veel kultuurishokki? Mul oli ka, ma mäletan saabudes. Sest sa oled enne ka käinud Hiinas, et see olid ju seekord esimest korda. Jah, esimene kord oligi 2019 ja Guangzhou. Ma mäletan ka lennujaamas kohe see ekraan ütles, mis mu kehatemperatuur on. Et selline nagu
turvakaamera pilt oli lihtsalt suure ekraani peal, ütles kohe umbes noh, ma ei tea, mis iganes 36,9, siis mõtlesin, et see ajas mind nagu närvi, mõtlesin, kas ma nüüd nagu temp tõuseb või midagi, aga see, noh, keegi ei teinud selle infoga midagi, see lihtsalt jooksis sinna kuvas. 2019 ma juhin tähelepanu, see oli enne seda COVID-i järgi. Nagu selline nagu jälgimisühiskonna tunne siis või? Jah, no see oli lihtsalt, ma ei osanud, ma sellel hetkel pigem mõtlesin sellele, et ossa raks, et tehnoloogia on nii arenenud, et nagu kaamera suudab sellist asja teha. Et see, ja siis kohe mul olidki koolikaaslased olid vastas ja üks väga armas paar oli ja siis see tutvumine oli ka silt, kus oli mu nimi peal ja siis see tutvumine oli selline, et tere, kuidas läheb ja siis ma ütlesin tere, hästi, kuidas teil ja siis nad ütlesid hästi, kuidas teil, siis see nagu pendeldas niimoodi edasi-tagasi. Inglise keeles. Äkki nad ei teadnud, mida nad ütlevad. Nojah, see oli lihtsalt siis natuke aega kestis ja ma mõtlesin, okei, ma lõpetan ise selle siis. Aga see oli väga, väga armas ja siis kohe sõitsime taksoga sinna kooli, see oli siuke mingi 1,5 tundi autosõit ja siis eurodes maksis mingi võib-olla 10 eurot või nagu mingi täiesti olematu summa. Ja siis sealt edasi, see tuleb nagu šoki otsas, aga kõik on nagu toredad asjad enam-vähem ja valdavad ikkagi nagu vahvad šokilised. Aga see raha mõttes, kas see, et kui minna Hiinasse reisima, see siis ongi suht soodne või? See praegu jäi väga hästi mulle kõrva. 10 euro eest saab nii palju taksoga sõita. Ja ma mäletan, oligi Guangzhou's, mul oli nüüd, siis ma olin magistri esimesel aastal, aga ma olin ikka täitsa tudeng, siis lõpupoole mul hakkas nagu raha otsa saama, aga siis mul oli siis terve nädala, mingi üks nädalatest oli nädala eelarve oli 4 eurot, ma sain väga ilusti söödud, et sööd hommiku, lõuna, õhtu on ju, et ei olnud mingit probleemi. Nüüd eks ta on ikka veits kallim ja on ka kui lähed kuskile, nüüd on palju 5 aastaga näiteks minu silmis on muutunud see, et on palju kohvikohti, siis kohvikultuur ei olnud nagu üldse. Ma mäletan, kui ma käisin Hiinas, mul oli ikka palju oli aastaid tagasi, ma ei mäleta täpselt isegi aastaarvu, aga see oli kohutav, mis oli nagu pruun vesi, et see ei olnud üldse isegi kohvimaiku. Ja, nüüd on palju kohvi ja kohv maksab. Minu jaoks planetaarne kultuurishokk, ma olen mitte kunagi mitte kusagil nii halba kohvi saanud ja igal pool, et nad pakkusid kohvi. Aga see ei olnud üldse kohv tegelikult. Mul nüüd oli just vastupidi, et ma joon väga palju teed, mulle hullult tee meeldib. Ja eelmisel korral ma sain palju väga head teed, nii et ma selle ootusega läksin tagasi. Ja nüüd oli ainult kohv igal pool. Ja see oli, võib-olla oli siis selle Jingdashani eripära, aga seal ei olnud nagu teed kuskilt leida. Ja siis ma mõtlesin, et see oli täiesti teine koht ka selleks. Jah, 4 tundi kirongiga. Ja, et mina mäletan selles minu Belgia raamatus on ju peatükk Hiinast või oli siin isegi rohkem, üks peatükk kindlasti. Jah, mingid lõigud natukene. Mida ma mäletan sellest, mis jääb mälu sõelale, mis sa arvad? Oskad pakkuda? Ei tea. Ei oska osad pakkuda, mis see võis olla? Tead, mis tal oli poodi all ja? Valged väiksed ussikesed, vaglad olid tal seal, aga vaata, kus nagu lihtsalt üks kohutav ühiselam on ja. Aga kuidas, et kas sa paned midagi raamatusse, kuidas see hakkab sümbolina suuremaks minema. Seal on kindlasti Hiinas väga-väga palju korralikke ühiselamutubasid, kus on väga ilusad voodialused. Aga see oli ikka üks väga õudne kultuurishokk, mis sul seal tuli üle elada ilmselt. Ja, see oli nagu võrdselt naljakas ja hirmus ja see on ka esimene öö, kui ma jõudsin, siis ma olingi kooli ühiselamus, see oli siuke pisike tuba, mis ta võis olla 10 ruutu võib-olla mõni. Ja siis ma kleepisin ühe siis pildi seina peale, Polaroidi ja pilt pudenes sinna kuhugi voodi vahele. Ja ma mõtlesin, et ma tahaks ikka niimoodi ilusti magama minna esimene öö, igatsen oma poissõpra, panen ikka selle pildi ilusti sinna seina peale tagasi ja siis hakkasin niimoodi kätt sinna seina ja voodi vahele panema, mõtlesin, et ei, ma ei tea, ma ikka igaks juhuks panen tule põlema, et ma ei tea, mingi tolm kõditab või midagi, mul nagu ei meeldi. Ja siis panin tule põlema ja nihutasin voodit ja panin käe ja seal oli siuke
mõnus mahlane hunnik vaklasid. Siuke nagu, jah, see oli, seal oleks võinud nagu mingi surnud väike loom all olla, see oli nagu tohutu siuke suhteliselt jah, ilge kuhi. Ja ma ei karda putukaid ja ämblikke ega mitte midagi nagu, ma siuke bioloogide perest kõik on nagu väga nunnutatud alati, aga siis sinu raamatus oli ju see lugu ka, et kuidas seal olid mingisugused vanemad olid siis sügavkülmapatesse mingisuguseid loomalaipasid pannud. Tegelikult olen normaalne inimene. Mingi Johanna vaat, jäätist on sügavkülmas, seda lahti, aga mingisugused loomalaipad olid jäätisega. No see on klassika. Aga jah, siis no ühesõnaga ongi nagu võib-olla noh, sääsed on nagu tüütud on, puugid on nõmedad. Et ühesõnaga sa magasid seal ilusasti edasi seal? Ei, siis kui ma avastasin selle vagla hunniku, siis mul tuli ikkagi suur paanika, sest ongi väga vähe nagu putukaid või ma ei tea, kuidas ma nüüd kindlasti määran neid valesti. Ühesõnaga vaglad mulle ei meeldi. Piinlik. Nagu kritiseerivad, aga vaglad, me teame kõik, kes on vaglad. Ja siis noh, plussakad on, kellega ma tutvusin hiljem, mis on, see on ka hea kultuurishokk. Aga siis ma olin just kohtunud ühe teise vahetusõpilasega, nii et ma siis jooksin, ta oli selline karvane Bulgaaria poiss, hästi sõbralik ja väga tore, siuke suhteliselt nagu macho, ma ütleks. Ja siis ma jooksin tema juurde, et Aaron, appi, mul paanika, tule aita mind. Ja siis tal oli hästi palju koristusvahendeid, sest et ta oli jõudnud ka paar päeva varem ja tal ei olnud nagu midagi teha kuidagi. Ja siis ta oli lihtsalt koristanud oma tuba ja siis ta võttis oma selle ajaksi kätte. Ja siis tuli vaatama niimoodi, et noh, mis siin siis ära ei ole. Ja siis ta nägi seda hunnikut, kus enam ei olnud isegi palju vaklas, et seal oli põhjus mingi natuke sipelgad võib-olla oli alles jäänud. Ja siis ta kriiskas ja kiljus ja hüppas voodi peale ja siis kuhu need vaglad siis vahepeal kattusid? Kuskil seina sisse sinna nagu pudenisid laiali valguse peale. Nii et siis Aaron oli täiesti endast väljas, ta oli veel rohkem endast väljas kui mina, see oli väga naljakas. Ja siis ühesõnaga siis me seal pihustasime ja tegelesime sellega ja siis järgmine päev ma vaatasin tuba ikkagi. Aga kas sul oli veel mingeid kultuurishokke seal just ühikas, et ma mäletan, et kui mina läksin esimest korda, minu jaoks oli hästi ootamatu see voodi just, et Hiinas teatavasti või mitte teatavasti on väga õhukesed madratsid ja need, ma ei tea, kas need üldse klassifitseeruvad madratsideks, kuna need on nagu joogamatid ja neil pole üldse mingeid vedrusid ega midagi sees, lihtsalt selline hästi õhuke nagu jah, joogamatt sisuliselt. Ja selle peal magada on päris valus, et mis mina tegin oli esimese asjana läksin poodi, et otsid endale korralik madrats. Kuidas sul oli, Johanna, et kas oli ka nii või? Mulle tegelikult meeldib, kui on nagu kõva pinna peal magada. Kõva pinna peal kõlab nagu ma magaks põrandal, aga noh, siuke kõva madrats mulle meeldib. Ma mäletan voodist eelkõige seda, et mul olid siuksed rohelised linad, kuhu oli peale kirjutatud Only you, nagu ainult sina või üksinda niimoodi. Ja siis mul oli toas hästi palju plussakaid. Siis ma kogu aeg mõtlesin, et ei ole only you, ei ole ainult mina siin ruumis, siin käib terve elu. See kollektiivistlik kultuur, ei saa kunagi üksi olla, ikka keegi on veel, eks ole. Aga kuule, nende vaklade peale ütlesin, et räägiks korra siis ka nagu toidust selle nurga. Kui mina käisin Hiinas, siis me muidugi saime seal igasugustes ööturgudel sai ka need asjad kõik ära söödud, need rohutirtsud ja ka olidki mingisugused ka täiesti nagu, ma arvan, vaglad jah, et olid ära grillitud. Mis siiski arvan, et oli natuke võib-olla turistilõks ka. Igatahes nad seal oli, et võis nendest ka lihtsalt nagu pilti teha ja sellest võeti raha juba. Kas teie sõite selliseid asju või kas te ütlete, et kas päriselt hiinlased söövad neid? Ja nad söövad neid küll, aga mitte suurlinnades minu kogemuse järgi, et need ööturud on jah, pigem turistidele mõeldud, et Hiina turistidele ka. Ja ma olen neid kõiki maitstud, neid prussakaid ja skorpione isegi, mis on praetud ja tegelikult maitsevad täitsa tavaliselt, nagu kanaliha. Sa nagu imestad seda, et mul ei olnud üldse mingit hirmu, et kui sa oled nagu selles kohas, siis see tundub täiesti uus normaalsus. Näiteks praegu ma mõtlen, et ma hetkel küll ei tahaks, kui keegi mulle siin Tallinnas seda pakuks, ma ei tea, peaks peale maksma, aga see tundus täiesti normaalne. Seal oli neid veidruseid oligi, minul vist kõige siuksem, vist ei ole ilusamad sõna, ilge, see kogemus oli ilge, oli siis
kui meil oli ka sihuke assortii, igasuguseid erinevaid väikseid asju. Ja seal oli sihuke ilus punane läikiv kuubik ja ma mõtlesin, et nii kaunis. Ja siis ma panin selle suhu ja siis mul see oli veri siis. Ja siis seaveri vist. Ja siis mul kõik see niimoodi suus nagu voolas laiali või mul oli nagu sihuke soe, mõnus suudes verd. Ja maitse oli? No nagu veri ikka, see sihuke, suht rõve. Maitsestabate veri või? No, ma ei tea, ei, ta nagu maitseb nagu veri ikka sihuke rauane, sihuke, nagu soe, nagu vastik. No ega ausalt öeldes ameeriklased imestavad ju eestlaste hematogeeni samamoodi. Oi, mu lemmik. Ja verivorstid mul ka lemmikud. Jaa, et mul ka lapsena juba maitsenud hematogeeni, aga kui sa nagu mõtlema hakkad, et siin on mingi maiustus, mis on tehtud härjaverest. Ma ei tea, kas see päriselt ka on või see on sihuke müüt, mida räägitakse. Ei tea, jah. Ma ka mäletan seda juttu, aga ma ei suuda uskuda, et see ju ei oleks euronõuetele vastav ometi. Uurime välja. Aga kindlasti see vere asi oli ikka päris, eks ju. See oli, jah, see nagu verd ikkagi lisati palju näiteks, kui sa hotpoti käid söömas on ja kus on siuke leegi peal supp suure kausi sees, kus leem on siis valmis ja ise lisad sinna igasuguseid erinevaid värskeid asju ja liha on väga tüüpiline ja siuke roog, mida Hiinas koos käiakse söömas suure laua taga. Et siis seal oli ka murust, et selle kausil on, kaus on nagu pooleks, üks osa on siis vürtsikas ja teine on ilma nagu chillita. Ja siis sinna vürtsikasse ossa kallatakse verd sisse, et see on nagu siuke kastme leeme osa. Erinevaid 101 erinevat leemet on selle, mida hotpotiga sisse võib panna. Kas teil on need hallid munad maitsevad või? Sa ilmselt mõtled neid 100-aastaseid mune, ma arvan. Ma sõin just äsja, ega mul ei maitsenud küll, ma olen seda varem ka mõtlesin, et vahel oli niimoodi, et harjud ära maitsega. Harjud ära hakkab meeldima. Väidetavalt isegi on enamike maitsetega nii, et esimene kord ei maitse, pärast harjud ära hakkab meeldima. Mina veel ei ole ära harjanud. Kuidas teil on? Ja kuidas neid mune üldse tehakse? No need konkreetsed, mida me täna sõime, need olid siis Tsingi dünastia ajal neid kutsutakse küll 100-aastasteks munadeks, aga see on liialdus. Ja tegelikult see on tõlkes liialdus. Hiina keeles ei ole neil selline nimi. On lihtsalt pidan. See tähendab lihtsalt nahamuna sisuliselt. Et see pole üldse... Aga ta on ikka halvaks lastud. See on halvaks lastud, jah, et seda on marineeritud savi, tuha ja soolvee segus. Aga mitte aastaid, vaid kõigest kuid. Ainult kuid. Ainult kuid. Aga kuidas teile maitseb see mädane ma läinud muna? Või ei tea, fermenteerunud vist või ma ei tea, kuidas seda öelda. Olete söönud? Jah, ma nagu ei mäleta, et see mulle ei oleks maitsenud või see oleks ikka nagu suur šokk olnud, aga ma ka ei mäleta, et sellest oleks mu lemmikasi saanud, et see on kuidagi, teda ei tule täpselt meelde. Ja minu jaoks on see aktsepteeritav, aga ma ei palu seda nagu, et elukaasile, et ta teeks seda. Kuule, aga kuidas selle koera söömisega on siis? Räägime selle ühe müüdiga ära. No Hiinas süüakse koeri, aga tähtis on aga vähe, jah. Et on mingid piirkonnad Hiinas, nagu näiteks Lõuna-Hiina Jülini linn. Et seal korraldatakse iga aasta koeralihafestival. Ja seal on inimesi, kes aastaringselt söövad ka liha, koeraliha. Aga suurlinnades nagu Peking ja Shanghai, seal sa ei leia koeraliha ega selle sööja, et see on isegi illegaalne minu teada, selle pakkumine. Isegi see väga pisike Jingdezhen, kus mina olin, kus on vist 1,6 miljonit inimest. Seal oli see ka ikkagi tabu, et see tuli korraks nagu jutuks, aga siis ikka, et ei. Noh, et kuskil keegi võib vist sööb, aga et seal selles mõttes kvalifitseerus ka suurlinn alla. Ja vahel välismaalased kardavad, et neile sokutatakse koeraliha sala. Pigem just vastupidi, kuna koeraliha on tegelikult kallim kui kanaliha või veiseliha või sealiha. Lüüakse mingit tuvi maha kuskil, öeldakse, et see on koer. Kus juures linde on väga vähe. Ma ei tea, millega see seotud on. Vähemalt nii palju, kui ma näitasin seda, et sul on nagu mingid tuvid ja tihased ja kes iganes seda nagu
aga see on ka suurlinna värk, ma arvan. See on ka suurlinna värk ja see on natuke poliitilise taustaga, et Hiinas oli poliitkampaania lindude vastu, sest et arvati, et nad hävitavad vilju liiga palju. Ja siis... see oli ju aastakümneid tagasi. See oli... 50 aastat tagasi. Peaaegu, isegi rohkem minu teada, jah. Mao Zedong siis käskis kõik varblased hävitada. Ja hiljem saadi aru, et see oli vale otsus ja siis imporditi neid Nõukogude Liidust tagasi Hiinasse. Nagu kastide ja kastide viisi. Importihased. Aga mul on küsimus, võib-olla sa tead ka seda tausta, et see koht, kus see koerafestival, koeralihafestival, kas nad siis kasvatavad koeri toiduks, nagu meie kasvatame sigu farmides, kus nad saavad neid koeri? Suurem osa on kasvatatud. Ongi nagu lihakasvatused siis. Jah, aga on ka mingi osa nendest koertest, mis ei ole kasvatatud, mis on leitud või otsitud. Jah, see on nagu muidugi õudselt kurb teema ja samas see tegelikult on jällegi ka mõnes mõttes nagu kultuuri osa. Ja tahes tahtmata Hiinaga seostub meil aasta 2020. See põnev üleplaneediline viirus, mis muutis aastaks 2 maailma. Ja kus teie olite siis? 2020. Ma saan aru, et olite mõlemad Hiinas aasta alguses. Ja et siis, kui see, siis tegelikult ametlikult olite ju COVID-19 või see ametlikult 2019, et tegelikult ta ju fikseeriti, et oli aasta lõpus, aga siis ta oli alles see Hiina uudis. Aga kas te siis kuidagi saite selle oma radarile ka, et see hakkas tulema Hiinas teemaks? Mul oli küll niimoodi, et kui ma jaanuar 2020 veel Hiinas olin, siis olid mingid grupi chatid mul, kus inimesed postitasid videoid, et mingi imelik sümptom on neil. Ja kuna ma elasin tol hetkel Nanjingis, mis on päris lähedal Wuhanile, siis ilmselt oligi tagantjärele mõeldes see sama koroona. Aga tol hetkel see polnud veel maailmas uudis, et oli palju suuremaid teemasid nagu Hongkongi mässud ja Austraalia metsatulekahjud. Jaa, see oli see sama Austraalia üleplaneediline uudis ja siis tuli Hiina võttis kuulsuse endale. Aga need olid siis kohalikud Hiina inimesed, noored inimesed, kellel olid need sümptomid? Jaa, need olid kohalikud Hiina inimesed ja need polnud ametlikud uudised, vaid lihtsalt inimesed grupi chatid. Aga mis need sümptomid siis olid nagu kopsu haiguse teemad? Jaa, et oligi, et raske on hingata ja inimesed peavad kohe voodis lamama, isegi noored inimesed. Et mingi, et räägid, et ei tea, mis asi on levimas. Aga kuidas sa seda siis ise tõlgendasid enda jaoks, kas oli hirm ka kuidagi? Tahtsid koju saada? Tulidki ära Hiinast? Ma pidin nagunii ära tulema jõuludeks, tähendab talve kooli vaheajaks Eestisse. Aga mul oli tagasisõidupilet Nanjingi juba ostetud jaanuari lõpuks ja olingi Eestis kuni põhimõtteliselt eelviimase päevani ja valmistusin tagasi Nanjingi minema. Ja siis äkitselt muutus see globaalseks uudiseks ja lendu lükati järjest edasi veebruarisse ja siis märts ja siis ühel hetkel sain aru, et ei olegi lootust sinna Hiinasse nii pea tagasi saada. Keegi maksis piletiga kinni või kindlustus mingi teema? Pilet maksti kinni küll, jah. Ma kohe oskan küsida. Ei lihtsalt neid lugusid, ma olen nii palju neid lugusid kuulnud. Ikka tegelikult igaühel on oma see 2020 lugu. Mis on Johanna sinu 2020 lugu? No tegelikult nüüd nagu järele mõeldes, siis ma osalesin, ma olin ka 2019 lõpp ja 20 algus olin ka Guangzhous. Ja ma mäletan, et ma osalesin ühel heategevuslikul kunstioksjonil, kuhu ma siis annetasin oma mingid puidugravüüriekid, mingid graafikalehed. Ja mul tuleb nagu praegu meelde, et see oli Wuhani nagu inimeste toetuseks, et seal toimub midagi ja midagi on nagu pahasti. Ma ei ole sellele isegi vahepeal mõelnud, et siis, sest et ma ei mäleta, et meie seltskonnas oleks nagu juttu olnud sellest liiga palju. Et ma nagu just kui mäletan, ma sain aru, et kuskil midagi toimub, aga see ei olnud selline kuidagi suur paanika ja siis ma tulingi ka
Eestisse tagasi ja siis nagu paar nädalat hiljem oli siis nagu kõik uudised olid seda täis. Ma mõtlesin tagasi veel ühele oma sõbrale, kes mul oli Guangzhou's, üks Hollandi poiss, kellega me tutvusime mingitel filmivõtetel, et tema näiteks oli täpselt enne minu äraminekut läinud kuhugi vaikuse laagrisse või retriiti, kus ei olnud ei telefoni ega mitte mingeid uudiseid. See retriit oli siis? See oli ka Hiinas. Hiinas? Okay. Et ta ei olnud kuidagi, jah, ta oli nagu täiesti välja lülitunud kõigest ja siis, kui need uudised tulid, siis ta oli ikka seal retriidis ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et ta nagu nii-öelda ärkab üles või tuleb sellest välja, võtab oma telefoni kätte peale nagu nädalaid ja kõik on teistmoodi. Kogu maailm on muutunud. Jah. Et see võis päris nagu selline nagu filmilik tunne olla, päris ilmus. See oli nagu mingi budistlik retriit siis, jah. Aga sa suhtlesid taga ka hiljem kunagi või? Jah, nagu päris... Äkki neil lõpetati ära see retriit? Ei, see ei lõpetatud, sest keegi ju ei teadnud, et midagi toimub, et peaks lõpetama. Et ma mäletan, et ma rääkisin, et ta jäi ikkagi nagu Hiinasse kinni, et ei saanud välja, ta pidi ka vist äkki käima siis tagasi Hollandis või midagi, ta ka õppis seal ja ta jäi nagu tükiks ajaks Hiina, sest et lihtsalt ei lennanud enam välja lennud. See on ikka üks üle keskmise korona lugu. Aga jah, et tuled välja ja vaatad, et ennäe imet, mis on juhtunud, kuni ma vaikuses mediteerisin. Ja ma mäletan, et ma tegelikult olin küll millalgi seal nagu jõulude kandis, olin haige ka. Ja siis kui ma tagasi tulin ja siis käis kogu see koroona jutt, siis ma mõtlesin, et ei tea, kas see oli koroona, kas mul on need antikehad ja et see oli nii vara. Ja siis ma arvast me testisime ei olnud nagu antikehasid. Aga see kõik teema oli nii uus siis, et Jens, mis sina arvad, sa oled ju ka majandust õppinud ja nii-öelda ja minu Hiina raamatu kirjutanud ja kas Hiina muutus pärast 2020. aasta šokki. Mis nagu Hiinas midagi on teistmoodi kui enne? Raske öelda, sest et ma pole sellest ajast saadik seal käinud, et kohapealset olukorda pole ma näinud. Sa ei läinudki siis tagasi? See oli, sest muidu sa oleksid tagasi läinud, et oli see pilet, aga siis... aga ma ei saanud sinna tagasi minna mitu aastat, et... siis ma olen nagu mõelnud seda, et kas Hiina muutus rohkem selliseks kontrolliühiskonnaks või oli ta juba enne seda või sest minul on meeles mingisugused lood sellest, et kuidas oli siis, kui olid nad seal karantiinis, et droonidega kuidagi seal kontrolliti inimesi, vaadati akendest ja rõdudest sisse ja seda oli näha küll. Et ega ei tea, vaata need on kõik nagu linnalegendid on ju tegelikult, ega ju meie ei tea, see on ma arvan, et Hiina annab ka oma parima tegelikult, et igasugused imelikud lood ei läheks liikvele, aga imelikud lood just lähevadki selle pärast liikvele. Et mis seal tegelikult just selle kontrolliühiskonna mõttes võiks toimuda, siis sa tead ka linnalegende või? Ma tean ka ainult linnalegende ja no muidugi need lood on päriselt sündinud, et need pole legendid, et päriselt kasutati ka droone, et inimesi jälgida. Aga pigem on Hiinas niimoodi, et neid tehnoloogiaid minu meelest ei leiutata jälgimise jaoks, vaid lihtsalt, et kui loomulikult areneb välja mingi uus tehnoloogia, siis seda rakendatakse ka jälgimiseks, mida me võib-olla läänes nii palju ei tee. Kuigi minu meelest ka järjest on läänes ka võetud kasutusele erinevad jälgimistehnoloogiad. Minu arust sellest Hiina mõttes nagu alati maalitakse mingi selline nagu hirmujutt, et kõike hinnatakse ja kõike jälgitakse ja et see kõik on selline väga nagu negatiivne. Et ma mäletan seekord ma näiteks sõitsime seal Jingdeshenis autoga ja siis tulid nagu trahvid tulid jutuks. Ja siis me rääkisime sellest, et kuidas ma mäletan Belgias, kui sa sõidab punase tulega üle tee, üle ristmikus on 50 € trahvi. Eestis ei tehta üldse mitte midagi, võib-olla politsei, kui sa jääb politseile vahele, siis midagi tehakse, aga see on nagu selline
noh, ühesõnaga ja Belgias oli see 50 € trahv, mis tundus ikkagi nagu suur trahv ja Hiinas on niimoodi, et sul on mingi kindel skoor ja sellest ka ju räägitakse palju, et see on selle mingi Black Mirrori teema, et kõigil inimestel on oma skoor, aga siis minu see kohalik sõber rääkiski, et noh, et sul on nagu liikluses ka oma punktisüsteem, et kui sa, ma ei mäleta, kuidas see täpselt oli, aga noh, ütleme, et sul on aasta peale 20 punkti on ju ja kui sa teed mingi rikkumise, tähendab, kui sa teed mingid rikkumise, siis sa saad nagu punktid, et näiteks kui sa sõidad punase tulega üle tee, siis see on sulle 10 punkti. Kui sa ületad kiirust, see on mingi, ma ei tea, 5 punkti ja kui sul on 20 punkti täis, sul võetakse load ära. Ja mu arust see on nagu väga normaalne süsteem jah, et aga see on ja siis või noh, et seda, et siin on kõiki selliseid erinevaid rikkumisi või asju näiteks arvestatakse siis, kui sa tahad kodulaenu võtta, et see ei ole ainult su mingi panga noh, mingi palganumbrite põhjal on ju, et see vaadatakse laiemalt, kas sa oled nagu usaldusväärne normaalne inimene. Kas sa oled ka usaldusväärne autojuht. Ja, no nagu sõltub see krediidiskoor siis. Jah, et siuksed nagu, et see on nagu väga selline, ütleme nagu turunduse küsimus, et kuidas neid asju nagu vaadata või kuidas neisse suhtuda. Et mu arust näiteks noh, liikluse autosüsteem, see on ülinormaalne või noh, see on selline nagu, ta natukene laiem ja kuidagi võetakse igast erinevaid asju arvesse ja selline nagu kogu selle jälgimise osas ka ma arvan, et me ei saa siin nagu imepisikeses Eestis, kus on, ma ei tea, 1,3 miljonit inimest versus Hiina 1,3 miljardit, et me ei saa mitte kunagi aru sellest, et kui palju neid inimesi seal on ja kuidas seda nagu hallata, on ju, et siis ma arvan, et seal ongi palju sellist hirmu, et tegelikult tänavapildis inimesed on tavalised, nad on nagu väga hea huumoriga, väga soojad ja noh, see nagu lääne uudiste teema või mingi muusika kuulamine või noh, et on ikka osad noored näiteks on väga patriootlikud, teised on vähem, noh Eestis samamoodi, et see on nagu, ma ei tea, kuidagi mul on tunne, et mõnikord Hiinast räägitakse nagu väga palju selliseid hirmujutte ja see on hästi kurb, et ma mäletan, kui ma tulin ka Guangzhou's tagasi ja ma sattusin ühe endise koolivennaga tänaval kokku ja siis rääkisime, et noh, et mis pole ammu näinud, et kuidas läinud on ja mis sa teinud oled ja siis ma olin siuke, et ma tulin just Hiinast tagasi, et see oli nii vinge. Ja siis ta ütles mulle, et Hiinast, ma läks elu sees Hiina, miks sa Hiina lähed, et see poliitiline süsteem on ju täiesti nagu upakil ja kõik on nagu pahasti. Ja siis mul oli nagu karp lahti, et aga kõik muu nagu kultuur nagu noh, et kui sa vaatad ainult, mida Eesti poliitikud räägivad, noh, selles mõttes poliitika on suur teema, aga kui sa vaatad ainult, mida Eesti poliitikud räägivad, siis tihtipeale ka on nagu väga piinlik ja seda pahaks mõtled, et kes üldse tahaks Eestis elada. Et see on nagu väga selline, mul on tunne, et natuke on nagu ebaaus Hiina on vaata nii suur ikka räägitakse taga, kui sa oled suur ja tähtis. Ja noh, kindlasti on mingid generatsiooni vahed ja noh, ma mäletan, ma näiteks jah, see suurus ka väga, et ma sain mingi teada, et Hiinas on 8 kõrbe. Ma ei tea, kas see vastab tõele või mitte, kus ma seda lugesin, igal ma mõtlesin, et 8 kõrbe. Et no, kui suur peab üks riik olema, et sinna mahub 8 kõrbe ära, see on nagu meeletu. Et jah, ja tänu sellele ta on ka väga mitmekülgne. Üks kuuldus Hiina kohta on ikka see, et Hiinas on Facebook keelatud. Ja ma ei ole veel nagu aru saanud, miks nad selle ära on keelanud? Jah, Hiinas on Facebook keelatud ja samuti on ka Gmail ja WhatsApp keelatud ja minu teada kõik sellel põhjusel, et nad pole nõus jagama Hiina komparteiga kasutajate andmeid. Et Hiinas, kui sa tahad ettevõttena tegutseda, siis sa pead tegema koostööd Hiina komparteiga. Et on isegi konkreetsed nõuded, et kui sinu ettevõttes on üle 50 inimese, siis peab olema juhatuse liikmes üks kompartei liige. Ja see on lihtsalt üks näide, et sa pead kogu aeg olema valmis jagama komparteiga isiku andmeid, kui nad küsivad mingit ärisaladust, siis selle pead neile isegi andma. Okay. Facebook ei ole. Aga siis, kui nüüd ütleme, on siin keegi meie kuulaja, kes soovib minna Hiina reisile ja siis ta peabki olema Facebooki paastul,
näiteks kui ta läheb mingi, ütleme 3 nädalaks reisile või on seal mingit ümbernurga varianti, et see lääne inimene saab kuidagi oma lääne Facebooki ikkagi minna? Ja on ümbernurga variant ja selle nimi on VPN ehk siis Virtual Private Network inglise keeles ja selle... Aga see on illegaalne või see on täitsa okei? See on illegaalne tegelikult Hiinas, et teoorias sellest võidakse sind trahvida ja vist isegi hullematki. Aga päriselt seda minu teada ei tehta, et võid täitsa laadida alla VPN-i endale enne reisi just, enne reisi. Et keegi tegelikult seda kontrollima aga ei tea. Ei, keegi küsi su telefoni, ei kontrolli seda. Okay. Ja Hiinas on tegelikult see oma alternatiivne Facebook. Ja see on WeChat. Lemmik. Ja see pole lihtsalt Facebook, vaid see on kõige äpp, et seal saab osta lennupileteid, seal saab ja nad teevad ilusasti siis komparteiga koostööd ja kõik on... Ja nad teevad ilusasti komparteiga koostööd. Aga see on siis nagu mingi omaette Hiina planeet või see on tegelikult levinud ka mujal, ma ei tea, Kagu-Aasias või Ameerikas? Ei, minu teada on see ainult Hiinas kasutatud. Kusjuures väga huvitav on see, et ikkagi sina ju olid sellel Hiina planeedil mingi hetk natuke kuulus, jah, et see telesaade, millest sinu raamatus on päris palju räägitud. Hiina sild, et olid... Jaa, et... Kas sina oled sellest, Johanna, kuulnud, et on selline... Ma arvan ka, et see Hiina on nii suur ja lai, aga igal juhul on see miljoneid vaatajaid ja see oli... Jah, see oli Hiina sild. Oleme uhked. Hiinas toimub iga aasta selline nagu Eurovisiooni stiilis võistlus välismaalastele, kes oskavad hiina keelt. Et miks ma ütlen Eurovisiooni stiilis on niimoodi, sest et see võistlus on struktureeritud niimoodi, et igast riigist maailmas, igast riigist toimub eelvoor ja siis eelvoorus selgitatakse selle riigi tolle aasta parim hiina keeleoskaja, kellel siis peab mingisugune talent olema ka, mida selles saates esitada, nagu laulmine või tantsimine või mingi kalligraafia näiteks. Mis siis sinu talent oli? Peale hiina keele. Mul tegelikult ei olegi mingit talenti ja see oligi naljakas, et õpetaja ütles mulle, et pole hullu, et sa ei pea laulma, et lihtsalt kirjutame sulle traditsioonilise Hiina stand-upi. Xiangsheng kutsuti seda. Nagu siis, nalja... Nagu selline nalja... Jah, selline nalja monoloog, mida vahepeal Hiinas uue aasta saadetes vanamehed esitavad. Igatahes, et... kirjutas mulle õpetaja valmis selle monoloogi ja ma ei saanud sellest isegi aru, kuna minu hiina keel ei olnud eriti heal tasemel tol ajal. Aga õpetaja ütles, et sellest pole ka hullu, et lihtsalt tuubise pähe ja esita niimoodi, kuidas oskad. Aga üllataval kombel läks isegi päris hästi, et inimesed naersid õigetel hetkedel ja... Naermise ja telekaga seoses mul oli ka just, kui ma olin seal Jingdashenis, seal ongi, see on siis see portselani pealinn ja seal on kõik keerlebki keraamika ümber ja seal on ikkagi nagu rahvusvahelisi kunstnikke ka ja siis kui kuuldi, et Eestist tuleb üks tüdruk ka, siis selle minu residentuuri kohaga võeti ka kohe ühendust, et kes siis tuleb ja kuidas tuleb, mis ta tegema hakkab ja kas saaks siis kohalikesse nagu uudistesse. Mille peale ma arvasin, et see väga naljakas, miks mitte. Nii et siis üks päev sadasiki, ma arvasin, et tuleb, et on siis nagu linna uudised on ja kõik kutsusid seda ju külaks või nii väike koht. Et tuleb keegi oma telefoniga filmib ja võib-olla on paar küsimust. Ja siis sadas stuudio uksest sisse nagu süke mingi 15 inimest, mingisugused tohutud kaamerad, peegeldid, tuled. Ma pidin oma tatoveeringud, mul on kätel on nagu tatoveeringud, pidin kõik kinni katma, sest et... Hiina televisioonis ei tohi nagu brändi nimesid ja tatoveeringuid ei tohi näidata. See oli väga naljakas, kuidas ma siis nagu müttasin seal savis, nii et mul olid käed kõik nagu pikkade varrukatega. Ja siis ta tuli välja, et need on hoopis maakonna uudised ja siis nad tahtsidki meid nagu päev läbi filmida. Ja sellest sai mingi suur asi ja siis mul oli parasjagu pooleli üks projekt, kus ma siis tõin oma nagu Eesti Saaremaa suvekodu suitsu sauna tuhka ja tahtsin tellest teha siis glasuuri, millega glasuurida Hiina portselani. Ja siis ma parasjagu siis voolisingi neid kerise ahju kive ja siis oli väike intervjuu, kus nad siis küsisid igasuguseid kummalisi küsimusi, et kes mu parimad sõbrad siin on ja nii edasi, kui ma olin seal olnud mingi nädala umbes. Inglise keeles, eks? Jah.
tähendab, jah, osa küsimused olid hiina keeles ja keegi tõlkis ja osa oli siis nagu inglise keeles. Ja siis sina ei oska ju hiina keelt. Ei, mina kahjuks ei oska. Lihtsalt hiina fänn, jah. Ja siis teine osa päevast ma läksin, mul oli üks skulptuur, mis on siis parema jala kuju. Ma läksin oma paremast jalast kipsvormi võtma meistri juurde. Ja siis nad filmisid väga lähedalt mu jalgu. Ja siis selle kipsvormi tegemise juures on niimoodi, et see meister üks hetk pidi mul siis nagu talla alt tõmbama nööri läbi, et see kips ei jääks mulle naha külge. Ja see oli nii hullult kõdi. Aga mu käsi või jalg oli seal kipsi sees kinni, nii et ma ei saanud seda liigutada. Nii et siis meister tõmbas seda niiti niimoodi, kõditas mind talla alt ja ma lihtsalt nagu pisarad voolasid ja ma niimoodi itsitasin. No ma arvan mingi 3 minutit kindlasti ja see kõik läks siis sinna maakonna uudistesse, mida ma lõpuks ise ei näinudki, see vist ei tulnud välja tol hetkel, aga kuskil Hiina televisioonis on sain ka mina oma tähetunni mingi tohutu itsitamisega, aga piinlik, aga nii. Igatahes niimoodi see kõlab väga soe ja armas koht, kuhu minna, aga mida te soovitate, millal minna? Kas on ka mingit hooaega ja kuhu minna? Ma arvan, kui me ilmast räägime, et davai läbi Hiina. Oleneb tohutult, kuhu minna. Ja näiteks, aga no lihtsalt suvi jääb hulluks, ma arvan. Miks? Noh, nüüd ma käisin näiteks septembris. Oktoobris oli 38 kraadi, et see on juba, mul hakkas juba nagu külmaks minema, et suvi ma isegi ei kujuta ette, kui kuum võis olla. Samas oleneb jällegi, kus sa oled, et näiteks kui... see ongi, et see on ju niivõrd... tohutult suur, et kui näiteks novembri lõpus Guangzhou's on süke, ma ei tea, 15 kraadi, siis Pekingis võib olla -2 on ju, et see on selline... Ma ei tea, kuidas sul on? Ja ma kindlasti ei soovitaks päris kesksuvel sinna minna, kui soovitaks, kui kuumust ei talu. Sest et isegi Pekingis, mis on Põhja-Hiinas, läheb suvel ikka sinna 40 kraadi kanti. Ja selline lämbe ka, et ikka päris raske on seal olla. Kui kuskil on nagu konditsioneer, mis puhub jääkülma õhku ja siis sa vaatad sinna konditsioneeri peale, see ütleb 26 kraadi. Et see on nagu, ja siis sa oled siuke, see on see nagu tase. Aga samas jällegi talvel Pekingis on ikkagi päriselt külm, et seal on ikka 4 aastaaega. Ja Pekingit kutsutaksegi 4 aastaaja linnaks vahepeal, sest et seal ongi väga selgelt eristatavad need 4 aastaaega. Ja siis me soovitame kevadit ja sügist või? Soovitame, võib suvel minna ka, aga kui sa kuumust ei talu, siis ära juuli keskpaigus sinna mine. Et mina ütleksin nii. Ja kas saab hakkama inglise keelega? Üldiselt Hiinas? Ei. Nagu ei saa või? Ei saa. Kindel ei. Aga mis siis, kas sul on mingisugune kavaläpp, kes siis sinu eest räägib või mis sa peale hakkad? Ma mõtlen, sinul muidugi lihtne, Jens räägib vabalt hiina keelt, aga Johanna, sina oled ikkagi 2 edukat kogemust Hiinas ära elanud ilma hiina keelt oskamata. Ja, seal ongi, tuleb lihtsalt mingid tõlkerakendused endale alla laadida, mitte Google Translate, sest Google'it ju ei ole. Ei ole, sest ta ei jaga kommunistliku parteiga oma andmeid. Aga mingid, kas siis saab sellised asjad alla laadida, mis töötavad ilma internetita või siis saab kasutada seda VPN-i ja neid tõlkeäppidega suhtlus on nagu väga lihtne, et sa saad sinna lihtsalt sisse rääkida ja siis kes iganes su vastas on samamoodi räägib see kohe nagu tõlgib ära ja niimoodi see... Ja tuleb nagu suuline see tõlge vastu audio? Või jah, seda võib-olla ka, aga mina põhiliselt kasutasin nii, et ma ise rääkisin sinna rakendusse siis nagu inglise keeles ja rakendus pani selle siis nagu hiina keelde ma näitasin. Või see tegelikult ei ole vist õige öelda hieroglüüfid, vaid Hiina tähed. Hiina tähed, jah. On ikka küll. Ütleme nii, et sõnadel on oma mingisugused poliitilised moejooned, et enam ei tohi hieroglüüfid öelda. Aga et ühesõnaga, sa näitasid neid Hiina märke, eks ole. Aga palju sai ikkagi suheldud, lihtsalt nagu näitad ja kuidagi selgitad ja kõik ajad oma juttu, aga ikka saad aru. Ja kui kõige keerulisem võib-olla ongi juhistega näiteks, et siis peab olema mingi kaartirakendus või niimoodi, et aga muu kõik saab nagu, et kui näiteks küsid millegi hinda, siis selle sa näitad ikka sõrmedega, kuigi seal sõrmedega on ka numbrid teistmoodi, aga põhimõtteliselt sa saad selle mingi kalkulaatori või mis iganes asjaga saad nagu ära rääkida, aga kui sa küsid, et kus miski asub,
siis sa pead ju hääldama seda miskit ja siis see inimene peab ütlema, kuhu sa minema pead, see on nagu kõige keerulisem, ma arvan. Ja et võib-olla sellel teemal üks reisisoovitus, et kindlasti hotelli aadress ja nimi trükkida paberi peale välja enne reisi. Ja mis keeles? Ja kindlasti hiina keeles ka, sest et taksojuht ei pruugi, ilmselt ei saagi sellest ladinakeelsest nimest aru, ladina tähtedega kirjutatud nimest aru. See on ikka väga oluline. Ja ma mäletan seda ka, et meil oli omal ajal Hiinas rannates oli ka, et mitte isegi välja trükitud, aga meil oli õnneks see hiina keele tark sõber seal, kes meile siis niimoodi paberitükkide peale oli kõik kirjutanud, kus on WC. Pidi lihtsalt vaatama, et see paberitükk oleks õige, et sa ikkagi tahad seda WC-d küsida, et sa mingit valet paberitükki siis ei näita. Ja oli see taksoga kuskile minema, see oli ka nagu pandud meil kõik see täpselt samamoodi kirja ikkagi nendes kohalikes tähtedes, siis nii-öelda. Aga põhimõtteliselt soovitame Hiinat. Soovitan Hiinat. Ja soovitame minu Hiinat. Jah.